Tere! Mina olen Merike ja tänastes käsitööjuttudes tahaksin teile tutvustada vardapesa. Paar aastat tagasi käisin Vormsi saarel ja sealses Koduloomuuseumis on väga huvitav väljapanek rannarootslaste elust. Ja muu hulgas oli seal ka üks selline huvitav silt selle kohta, et varasemal ajal kandsid naised oma käsitööd igal pool kaasas ja nad tegid igal pool käsitööd. Kui nad läksid põllule või muid töid tegema, kui nad sõitsid hobusevankris ja igal pool mujal. Ja kui naine oli siis käsitöö kogemata maha unustanud ja istus niisama, siis öeldi tema kohta pilkavalt, istub nagu mees. Ka mulle ei meeldi istuda nagu mees, vaid mulle meeldib igal pool, kus vähegi sobilik ja võimalik käsitööd kaasas kanda, käsitööd teha. Ja sellepärast on selline väga hea ja praktiline abivahend nagu vardapesa. Siia sisse saab siis oma pooliku näputöö, kudumistöö turvaliselt paigutada transpordiks. Kuna sokke ja kindlaid tehakse tavaliselt ikka paari kaupa ja et nad saaksid täpselt ühtemoodi, siis on kaval teha neid üheaegselt, siis on mul kombeks ka võtta alati 2 komplekti ühesuguseid vardaid ja õmmelda siis ka need nõelapesad või vardapesad alati paari kaupa. Selleks, et neid vardapesasid õmmelda, on vaja siis võtta kõigepealt mõõtu oma lemmikvarastelt või loomulikult võib nüüd teha ka mitu komplekti erinevatele vardapikkustele. Ja on vaja siis alusriiet, on vaja riiet, mis tuleb siia peale ja trukke. Mul on alusriideks üks selline tepitud kangas, aga võib võtta ka mingit õhemat riiet, võib fliseliiniga seda siis tugevdada. Kui me kasutame õhemat riiet voodrina ja fliseliini, siis on vaja siis need kangas lõigata soovitud suuruses ja fliseliin peaks olema siis 0,5 sentimeetrit väiksem kui pealiskangas. Mõõt on siis selline, et me võtame oma lemmikvardad või vardad, mille jaoks me pesa teeme ja jätame mõlemale poole natuke vaba ruumi. Ja see kõrgus on ka selline, nagu me soovime, et siia sisse mahuks siis vardad, et saaks mugavalt trukkidega kinni panna ja et siin oleks ka veel õmblusvaru. Nii et selle saab teha vastavalt oma soovile. Ja kui on lemmik kangaga kitsas käes, siis näiteks sellel siin on siin selja peal õmblus. Ja nüüd ongi see siin niimoodi valmis lõigatud ja esimese sammuna tuleb siis panna kangad üksteise peale, paremad pooled vastastikku, nõeldega kinni ja me õmbleme siis läbi niimoodi, et me jätame selle ühe kitsama külje lahti. Nii, nüüd on õmmeldud 3 servast ja servad on tagasi lõigatud. Ka nurgad lõikasin tagasi, sest kui ümber pöörata, jäävad kõik need servad ju siia ühte kohta ja siis on hea, kui siin on vähem materjali, et see nurk ei oleks liiga paks. Nii et siin on siis mingi 1,5 millimeetrit kangast. Tähtis on ka, et mingit auku ei tekiks. Ümberpööramisel
kasutan sellist puidust pulka, nagu Hiina toidul on. Ja see on siis nüüd niimoodi valmis tehtud, siis pööran need ümber ja riigin siledaks, kõik õmblused lamedaks, nurgad ilusasti, ta oleks korrektne vormis ja siis lõpuks tuleb ka siia veel üks triikida niimoodi, et oleks pool sentimeetrit tagasi ja siis panen nõeltega niimoodi kinni. Ja selle lahtise otsa siis ka fikseerime selle küljeõmblusega. Vaatame, et kõik kangad oleks ilusasti fikseeritud. Nii, siis nüüd tuleb veel 2 viimast õmblust siia ja siia. Õmblesin nüüd valmis need küljeõmblused. See on väga tähtis, et need oleksid kindlasti kinni õmmeldud. Kui juhtub, et õmblusmasin streigib ja nii paksu õmblust ei taha teha, siis ma õmbleksin käsitsi need otsad kinni, sellepärast, et selle vardapesa point on ju see, et vardad ei pääseksid seest liikuma, nii et siis kas õmblusmasinaga või käsitsi üle serva. Nüüd on see tehtud, järgmisena markeerisin need kohad, kuhu tulevad trukid. Selleks ma mõõtsin ära mõlemast otsast 5 sentimeetrit. Et siis siit vahepealt tuleks siis see valmis kudum välja, nagu sokid või kindad, nagu siin umbes. Ja siis ma panin siia lihtsalt esialgu, et need kohad markeerida, nööpnõelad sisse. Järgmisena on vaja naaskrit või midagi teravat, et see auk sinna ära markeerida või see koht, kuhu trukid tulevad. Nüüd ma torkan selle naaskliga siit kohast läbi, kus mul olid eelnevalt nõelad. Läbi mõlema kihi, et oleks näha, siia tuleb kohe trukk. Kui hõredam riie, siis võib selle trukki lihtsalt niisama siit läbi lükata, aga trukid on ju plastmassist ja päris pehmed. Pole mõtet vaeva näha. Nüüd on siis auk sees. Kinnitamiseks kasutan ma selliseid plastikust trukke. Neid on mitmete firmade toodangus ja mitmes kvaliteedis. Siin on need tangid, mis kuuluvad nende trukkide juurde ja neid on ka igat värvi, et saab komplektis poest osta. Ja üks trukk siis koosneb 4 elemendist. See on üks, see on teine. Kõigepealt siis see terav ots siit läbi, vastaspool. Siin on need tangid, siin alumine pool on nõgus, siia läheb see
truki see pealmine pool, mis pärast peale jääb, see ümarpool, see läheb siis siia sisse. Ja nüüd selle tangide see keskmine kolb muljub siis selle tipu lamedaks ja niimoodi ongi siis trukk kinni. Ja teine pool tuleb vastu, samuti teravik kangast läbi, vastaspool. Teab, mis ekspluateerimist need trukid ei kannata, aga siin koha peal on nad küll väga mõnusad. Et selleks võib neid küll hästi kasutada. Vaatan, et mõlemad oleks ühtepidi, nii on lihtsalt ilusam. Ja viimane. Ongi valmis. Selliste väikeste asjade puhul on minu jaoks ka väga tähtis taaskasutus, et need kangad on juba mitmendal ringil, see oli varem üks lasteseelik ja nüüd, kus nad on juba nii suurem, siis eelistavad kanda näiteks musti riideid, siis on ju mõnus tagasi mõelda aegadele, kus nad ringi lippasid kirjutas lillelistes kleitides. Siin on siis valmis vardapesa ja võibki käsitöö siia mugavalt paigutada, et see kaasa võtta. Rõõmsate kohtumisteni!